Peppa Pig on olnud meie ekraanidel juba üle 20 aasta. Selle aja jooksul on see saade jätnud maha hulga mõistatusi, mida pole kunagi lahendatud. Täna vaatame need kõik üle. Alustame küsimusest, mis on viimasel ajal paljusid fänne häirinud. Jutustaja hääl on uuel hooajal muutunud. Täna on eriline päev. Ja esialgu ei pruugi see tunduda suur asi. Aga mõelge sellele. Peppa Pigis on ainsad hääled, mis kunagi muutunud on, olnud laste tegelastel. Sest lastehääl näitlejad kasvavad suureks ja teismeline ei saa igavesti 4-aastast tegelast dubleerida. See on täiesti loogiline. Aga jutustaja on täiskasvanu. Täiskasvanud häälnäitlejad pole mingit põhjust vahetada. Miks nad siis seda tegid? Mõned fännid arvavad, et ajastus on väga kahtlane. Sest just siis, kui jutustaja hääl muutus, hakkasid fännid välja mõtlema väga huvitavaid teooriaid selle kohta, kes jutustaja tegelikult on. Üks populaarsemaid teooriaid on see, et jutustaja on Susie Sheepi kadunud isa. Kõike teadev nähtamatu tegelane, kes jälgib kõiki, kuid keda kunagi näha ei ole. Teised usuvad, et jutustaja on kogu Peppa maailma tegelik niiditõmbaja, kes kontrollib kõike, mis toimub. Ja võib-olla vahetasid saateloojad jutustaja hääle just selleks, et fänne eksitada ja panna inimesi küsimusi esitamise lõpetama. Sest kui nad oleksid sama hääle alles jätnud, oleks keegi selle lõpuks välja nuputanud. Kes siis jutustaja tegelikult on? Me ei tea seda ikka veel. Aga see, et nad vahetasid hääle ilma igasuguse seletuseta, on tõesti kahtlane. Mis toimub proua Lehmaga? Vaatame selle üksikasjalikult läbi. Ühel hetkel saates abiellub proua Lehm härra Härjaga ja see tundub üsna lihtne. Aga siin läheb asi kummaliseks. Ühes varasemas episoodis on näha, kuidas proua Lehm istub vaaterattal koos härra Karuga. Ainult nemad kahekesi. See tekitab ilmselge küsimuse, mis täpselt seal toimus? Kas ta käis enne härra Härga hoopis härra Karuga? Siis on veel Karol Lehm, see salapärane taustategelane, keda peaaegu kõik fännid peavad proua Lehma tütreks. Karol ilmus varem sageli koos proua Lehmaga, aga viimasel ajal on Karol täielikult kadunud. Pole mingit seletust, pole mainimist, lihtsalt läinud. Nii et siin on kogu pilt. Proua Lehm on härra Karuga salapärane minevik, abiellub härra Härjaga ja tema väidetav tütar on jäljetult kadunud. Taustategelase kohta tekitab proua Lehm üllatavalt palju vastuseta küsimusi. See võib sind hulluks ajada, kui sa seda märkad. Seapere maja sisemus muutub pidevalt. Ja me ei räägi siin suurest remondist, mis maja hooaegade vahel läbi tegi. Me räägime ühest konkreetsest uksest, trepi kõrval olevast uksest. Mõnes osas viib see uks keldrisse, teistes osades avaneb see panipaika. Ja mõnes osas pole seda ust üldse olemas. See lihtsalt kaob täielikult, nagu seda poleks kunagi olnudki. Mis siis selle ukse taga on? Kas see on kelder, panipaik? Mitte midagi. Saade pole meile kunagi andnud ühtset vastust. Pere kohta, keda oleme jälginud üle 20 aasta, võiks arvata, et me vähemalt teame nende maja põhiplaani, aga ilmselt mitte. Ja mida rohkem sellele tähelepanu pöörad, seda segasemaks asi muutub. Siin on midagi, mille peale sa ilmselt kunagi pole mõelnud. Miks me ei tea sarjas Põrsas Peppa peaaegu ühegi täiskasvanu tegelase nime? Mõtle selle peale. Peaaegu iga täiskasvanu selles saates on lihtsalt mamma, papa, vanaisa või vanaema. Aga siiani oleme suutnud mõned nimed siiski teada saada. Madame Gazelli päris nimi on Gigi. Era Gigi! Torisev jänes on Reggie. Aga siin on suur Reggie jänes. See olen mina. Issy Siga on ilmselt Snufflekins. Kallid ja musid Snufflekins. Ja muidugi tädi Totti. Aga miks on ülejäänud peidetud? Kas see on loominguline valik või hoiab saade meelega midagi meie eest saladuses? Siin on küsimus, mis kõlab lihtsalt, kuid muutub segasemaks, mida rohkem sellele mõelda. Miks Peppa kunagi ei vanane? Saates on olnud vähemalt 6 jõuluepisoodi ja mitu sünnipäevapidustust. Kõige selle põhjal, mida sari meile näidanud on, peaks esimese hooaja algusest olema möödunud vähemalt 6 aastat. Aga Peppa on ikka 4-aastane, ta on alati olnud 4-aastane. Aga siin läheb asi huvitavaks. Pärast seda, kui beebi Eevi sündis, kajastas saade emme-sea kogu rasedust mitmes episoodis, mis tähendab, et ekraanil möödus 9 päris kuud. Ja lisaks sellele hakkame me nägema väikseid vihjeid, et aeg võib lõpuks edasi liikuma hakata. George räägib nüüd juba täislausetega. Jäätis! Peppa on märgatavalt küpsem kui varasemates hooaegades. Need on tõelise arengu märgid. Aga siis juhtub midagi, mis kõigele sellele täielikult vastu räägib. Beebi Alexander, kes sündis palju enne Ivi, näeb kuidagi täpselt sama vana välja kui tema. Kui aeg liiguks tõesti edasi, peaks Alexander olema vanem, aga ta ei ole. Kas aeg siis tegelikult liigub Peppa maailmas või mitte? Saade annab korraga 2 täiesti vastupidist signaali ja ausalt öeldes pole meil aimugi kumba uskuda. Kõik teavad, et härra Rebane on varas.
ta üritas varastada vanaisa seakanu, võttis asju laste heategevusürituselt ja müüs katkisi mänguasju tühjade patareidega. tõendid on ülekaalukad, kuid keegi pole midagi ette võtnud. politsei pole teda arreteerinud, teised tegelased pole talle vastu astunud. ta jalutab lihtsalt Pepa linnas ringi suur naeratus näol, varastab kõigilt ja pääseb iga kord puhtalt. nii et küsimus on, miks? Kas ta kuidagi väldib tõendite jätmist? Kas inimesed unustavad, mida ta on teinud? Või on kõik Pepa linnas lihtsalt liiga viisakad, et midagi öelda? Me tõesti ei tea. Siin on üks mõistatus tädi Toti kohta, millele enamik inimesi pole mõelnud. Me teame, et ta on emmesea õde, aga enne 8. hooaega polnud keegi temast kunagi rääkinud. Mitte kordagi. Majas, kus emmesea üles kasvas, pole temast ühtegi fotot. Pepa vanavanemad pole kunagi maininud, et neil oleks 2 tütart. Ja siin on kõige kummalisem osa. Sea perekond on juba Ameerika Ühendriikides käinud, just seal, kus tädi Toti elab. Ja nad ei külastanud teda, isegi mitte kordagi. Siis ilmub tädi Toti tänupühade ajal välja, täiesti ootamatult, ilma et oleks oma õele või vanematele öelnud, et ta tuleb. Mis siis täpselt toimub? Miks on see suguvõsa pool tädi Totit nii kaua varjanud? Ja miks tundub, et keegi pole temaga tegelikult eriti lähedane? Nüüd tuleb üks asi, mis muudab täielikult seda, kuidas sa Pepa maailma näed. Kas oled märganud, et Pepa on reisinud New Yorki, Texasesse, Itaaliasse, Prantsusmaale ja Austraaliasse ja igas neist kohtadest polnud ühtegi teist seategelast peale tema pere? Mõtle selle peale. Kõigil teistel liikidel on seriaalis omavahel mitte seotud tegelasi igal pool. Aga sead? Ainsad sead, kes olemas on, paistavad olevat Pepa lähim pere ja see on viinud ühe tõeliselt häiriva teooriani. Mõned fännid usuvad, et sead võivad Pepa maailmas olla väljasuremisohus, mis seletaks ka seda, miks Pepal näib alati keegi silma peal hoidvat. Võib-olla kaitstakse sigu selle eest, et nad päris ära ei kaoks. See kõlab äärmuslikult, aga kui järele mõelda, siis on selles oma loogika. Nüüd räägime vabadussambast. Meie maailmas on vabadussammas inimese kuju, aga Pepa maailmas, kus loomad on domineeriv liik, miks seal siis inimese kuju üldse olemas on? Kõige populaarsem teooria on see, et kunagi valitsesid inimesed seda maailma, kuid mingil hetkel nad surid välja. Seejärel arenesid loomad edasi ja võtsid maailma üle ning vabadussammas jäi seisma mälestusena maailmast, mis kunagi eksisteeris. Kui teooria on õige, siis Põrsas Pepa ei ole lihtsalt saade naljakast väikesest seaperekonnast. See on saade, mille tegevus toimub inimjärgses tulevikus. Ja ska see on tõesti üks kõige häirivamaid ideid, mida see saade on kunagi kogemata pakkunud. Ja selle viimase jaoks lähme tagasi seaperekonna koju. Me kõik teame seapere maja pea sissepääsu. See on vasakul pool ja me oleme seda näinud sadu kordi igal hooajal. Aga osas lapsehoidmine juhtub midagi väga kummalist. Ema ja isa siga tulevad kohtingult koju ning astuvad sisse uksest, mis asub televiisori taga. Uksest, mida pole kunagi varem olnud. 100 episoodid on toimunud täpselt selles elutoas ja mitte kunagi pole selle televiisori taga midagi olnud. Ei ust, ei seinaava, mitte midagi. Ainult sein. Ja siis äkitselt, täiesti ootamatult, ilmub sinna täiesti toimiv uks ning 2 täiskasvanud siga jalutavad sellest rahulikult läbi, justkui see oleks täiesti normaalne. Saade ei selgita seda kunagi. Ükski tegelane ei reageeri sellele ja pärast seda episoodi ei ilmu see uks enam kunagi. Kust see siis tuli? Ja mis veel tähtsam, kuhu see kadus? Need olidki mõned suurimad vastuseta küsimused Põrsas Pepas. Ausalt öeldes on see saade olnud eetris juba üle 20 aasta ja pole siiani meile vastuseid andnud. Võib-olla ei annagi kunagi. Anna meile kommentaarides teada, milline küsimus sind kõige rohkem häirib.